2024. aasta juulikuu esimene dekaad oli Tallinnas suviselt soe. Paraku lõestas seda idülli 12. juuli keskööl lausa kesklinnas Merepuiestee trammi peatuses toime pandud tapmine, mille asjaolud ja teo toime pannud isik jäi algselt saladuseks. 13. juulil peetakse kinni kahtlustatavana täna video teel Tallinna vanglas kohtuotsust kuulav Maksim Maksimov. Mees tappis suvalise teda korrale kutsuma läinud meesterahva. Kohtuliku uurimise käigus selgus, et tekkis konflikt isikute vahel trammipeatuses. Konflikti tingis kindlasti see, et süüdistatav oli alkoholijoobes. Samuti on kinnitamist leidnud asjaolu, et ta tarvitas ka kanepit. Ehk olles alkoholijoobes ja olles ka narkojoobes, muutub inimene impulsiivseks, ta enam ei kontrolli enda käitumist ning vastavad kuriteod juhtuvadki selle pärast. Aleksander saab küll löögi kõhtu, kuid verekaotus ja abi saabumine jääb sedavõrd hiljaks, et mees sureb. Kohtus üritab Maksimov küll tõestada, et tapetu piltlikult ise tuli noa otsa, seda ka kohus uskuma ei jäänud. See tõepoolest tõendamist ei leidnud. Inimesel ei ole võimalik noa otsa ise komistada, koperdada ega kukkuda. Otsusega jätate rahule 12 aastat vangistust? Jah, kohus nõustus prokuratuuri ettepanekuga ja mõistis sellise karistuse, nagu prokuratuur küsis. Harju maakohus mõistis Maksimovi 12 aastaks vangi, kusjuures tegu raskendav asjaolu oli see, et ta tegi seda kõike lapse silmade all. Hukkunud Aleksandri tädi on karistusega rahul, kuid näeb, et see midagi enam ei muuda. Не были знакомы, он переходил дорогу, чтобы сесть в такси и ехать домой в Мостаме. И там никакого ссора не было? Нет, никакого ссора. Он подошел на крик ссоры ребенка и Ави, девочка, которая находилась вместе с Максимом Максимовым. И заступился за ребенок, потому что ребенок плакал. Otsuse peale on võimalik esitada apellatsioon Tallinna ringkonna kohtusse. Prokuratuur otsust edasi kaevata ei plaani, sest kohus mõistis just sellise karistuse, nagu kohtuvaidluste käigus prokurör nõudis.